Päike, õhk ja merevesi, need me sõbrad kolmekesi. Oli kunagi populaarne lööklause, mis pidi inimesi meelitama tervislikuma eluviisi juurde. Need samad kolm tegurit, päike, õhk ja merevesi, on täna kohal seal, kus räägitakse küttesüsteemidest. Päikese energiat salvestades saame näiteks vett soojendada. Õhksoojuspump soojendab ära meie toa. Kuidas aga kasutada merevett küttesüsteemis, seda hakkamegi kohe uurima. Järjest enam püüavad suured ettevõtted liikuda sinna poole, et oma tegevuses jätta maha võimalikult väike jalajälg. Nii on lood ka Tallinna sadamas, mille uus kruiisiterminal on saanud endale üsna haruldase mereküttesüsteemi, mis ei saasta keskkonda ega kuluta maavarasid. Selline suur uus hoone, nagu see kruiisiterminal on siia kujuteldamatu, milliseid energia selliseid vooge see endast läbi laseb sisse ja välja. Tegelikult, kui me hoonet vaatame, siis on hoone koosneb, betoonist ja on siis need tehnosüsteemid. Kõige olulisem tehnosüsteem, see kõige energiakulukam on tegelikult on see küte. Et selleks me kasutame siin merekütet, mida igalühel ei ole koos. Siin me võtame merevest soojust, anname siis külmema vee tagasi merre, aga selle soojuse kasutame siis selle hoone kütmiseks ära. Seda sama soojus kasutatakse nii põrandakütete kütmiseks kui ka ventilatsiooni õhu kütmiseks, et oleks kogu aeg siin võimalikult säästev ja hubane keskkond, et mis oleks tervisele ohutu ja kõigile kõige paremas keskkonnas. Tanel, kuidas saab mereveest toa sooja? No, siin vahel kasutatakse tavalist tegelikult maasoojuspumpa, et ta töötab nagu, kuidas maasoojuspump töötab põhimõtteliselt nagu külmkapki, et samal tehnoloogial, et aga lihtsalt tavalise maakollektori asemel võtame sooja merest. Kuna maad nagu siin piisavalt ei ole kust võtta ja meri on kohe kõrval, siis on seda hea merest võtta, aga põhimõte on tegelikult täpselt samasugune nagu tavalise maakütte puhul. Ehk teisisõnu, kui tavalise maakütte puhul pannakse torud koos külmaainega soojusenergia ammutamiseks maa sisse, siis kruiisiterminali merekütte jaoks ehitati spetsiaalne betoonist soojusvaheti. Sinna sisse paigaldati torude süsteem, peale aga pumbatakse merevett. See nüüd ongi põhimõtteliselt siis see soojusvahet ise siin. See on nüüd maa sees põhimõtteliselt, see pealt nüüd kaetakse veel mingite ilusamate kividega ära ja põhimõtteliselt on see kuskil 2,5 meetrit sügav ja põhimõtteliselt on see nüüd betoonseintest labürint, kust vesi peab siis läbi käima. Ja iga seina sees on nii-öelda siis need torud, mis muidu lähevad maa sisse, on siin seintel sees ja läbi nende seinte siis seda merevee soojust sinna soojuspumbaga võetakse. Soojusvahetis toimib lihtne füüsikaline seadus, mille järgi kandub soojus soojemalt kehalt külmemale. Nendes torudes ringleb külmaaine glükool, millele merevesi oma soojuse edasi annab. Timo, mis imelikus teemapargis me praegu oleme? Mingid torud väänlevad, juhtmed keerduvad, mingisugused kellad ja viled susisevad ja annavad signaali. Kas see on nüüd selle merekütte aju või? Jah, see on nagu selle hoone soojussõlm. Aha, soojussõlm. Meie vaataja tahaks teada, mismoodi tuba soojaks saab mereveest. Tuba saab soojaks niimoodi, et siit tsirkuleerib siis külmaaine, milleks on glükool, merevee soojusvahetisse. Sealt ringleb ta tagasi, siit võetakse see soojus ära sellest glükoolilt ja suunatakse hoone küttesüsteemi. Aha. Ja kaua selline tsükkelis aega võtab enne, kui päris nullist läheb, ma tea, 22 kraadini näiteks? No see on ikka pidevalt, peab olema töös. Ja kui on väga külm talv, siis tuleb natuke elektriga juurde ka kütta või mitte? Ilmselt küll, jah. Võib ette tulla selliseid perioode ka, kust merest ei saa nii palju sooja kätte ja siis on vaja seda kompenseerida siis elektrikütte. No äkki ikka panete mõned kahjelahjud ka? Jääb ära. Jääb ära kindlasti, jah. Kruiisiterminali mereküttesüsteem on ainulaadne ka selles mõttes, et peab töötama erilistes tingimustes. Küttesüsteemi projekteerimisel tuli arvestada nii laevaliiklusest tekkiva turbulentsiga kui Läänemere võimaliku jäätumisega. Teame, et Eestis on merevesi ju väga külm.
see ongi siin kõige suurem väljakutse, et meil merevesi langeb siin põhimõtteliselt kuskil 0 kraadini või -0,2 isegi ja -0,4 juures hakkab ta juba külmuma. Et kõige suurem väljakutse ongi see, et kuidas soe siit kätte saada, kui klassikalised meresoojusvaatid on metallist ja või titaanist või roostavast metallist ja suhteliselt pisikesed plaatsoojusvaatid, siis siin me lihtsalt esitasime ta nii-öelda betoonist ja suurema ja massiivsema, et anda rohkem seda vee ja soojusmassi. Oleks ka võimalik klassikaliselt merekütet teha, nii et sama maatoru, mis on, paned ka merepõhja. Aga merepõhi on siuke, siin on see keeruline, kuna liiguvad kruiisilaevad sisse välja, tugevad hoovused tulevad sõugruvidest, võib-olla laseb hädakorral mingi ankru veel põhja ja ütleme niimoodi, et see püsivus on nagu suhteliselt keeruline siin tagada. Siis valisimegi selle meetodi, et tuleb lihtsalt seda merevett läbi pumbata. Sees on siis selline nagu põhimõtteliselt nagu üks selline autoradiaator või? Jah, et on siuke 10 sentimeetriste vahedega põhimõtteliselt nagu plaatsoojusvaheti, aga lihtsalt mitte metallist, vaid betoonist. Betoonist sellepärast, et merevesi teda nii-öelda ära ei sööks, ja ta võimalikult kaua püsiks. Mõlemast otsast pumbatakse vett peale, vesi käib niimoodi ribide vahel läbi ja teisest otsast välja. Ja ta käib korda mööda, on 2 pumpa, kord ühelt poolt, kord teiselt poolt. Ja kui see esimest korda tööle hakkas, see klapisüsteem, kui palju rõõmu see vist? Praegu meil 70% pumbad on 70%. Kuidas te siin onudega seisite? Me kõik seisime niimoodi kaamerad käes, aga siis meil pumbad 100% peal ja kui esimest korda klappa ames, siis pauguga, et meil kõik näevad märjad ka. Niimoodi pritsis siit üles kohe. Kui suur on siis oht, et see ära külmub siin meie talves? Mis siis üldse saab, kui see ära külmub? Siis jääb tuba ka külmaks või mis? No siis tuleb ära sulatada tõenäoliselt, aga ma olen üritan niimoodi arvutada, et ta ei külmuks. Me loodame, et ta ei külmu. Et 1. jaanuarist siiamaani ta nüüd töödanud. Maailmas otsitakse pidevalt uusi lahendusi, kuidas toota soojusenergiat võimalikult väikese süsiniku jalajäljega. Kui elektri tootmisel näeme suurt potentsiaali tuuleenergias, siis kaugkütte puhul, kus põletatakse palju, on heitmete vähendamine siiski keeruline. Siin me kindlasti jõuame siis ka soojuspumpadeni, mis on üks võimalus selleks ja mida järjest rohkem võetakse kasutusse nii hoonetes, aga ka siis suuremates küttelahendutega kaugküttevõrkudesse on võimalik paigaldada soojuspumpasid ja siis me liigume elektrikasutuse suunas, aga selle elektriga toodetakse väga suur kogus soojust. Et kui need soojuspumbad on efektiivsed, siis nad suudavad 1 kilovatt-tunni elektriga toota kuskil 4 või 5 kilovatt-tundi soojust ja sellisel juhul on see väga efektiivne lahendus. Kas see on tavapärane praktika juba suurtes arenenud riikides, et suuri ühiskondlikke hooneid näiteks köetakse mereveega? Merevee soojus ja soojuspumpade kasutamine, kindlasti see ei ole tavapärane lahendus, aga soodsate meretingimuste korral. Kui merevesi on sügav, siis selliseid lahendusi soojuspumpadega nii hoonete kütmiseks kui jahutamiseks on näiteks Rootsis ja Norras kasutatud küllaltki palju. Et seal on iseloomulik, et rannikul merevee sügavus on võib-olla üle 10 meetri ja siis on seal aastaringselt tagatud merevesi, mis ka kõige külmemal talvel ei jäetu. Selliseid lahendusi on, aga Eesti kontekstis need on veel üsna haruldased ja meid iseloomustab ka see, et meie rannik ei ole nii sügava mereveega, mille tõttu talvel me oleme mõnevõrra keerulistemas tingimustes, aga neid lahendusi järjest kindlasti tekib ka Eestisse juurde, sest merevees on loomulikult väga suur potentsiaal nii kütmiseks kui jahutamiseks. Aga nüüd suvel, kui päike siia sisse paistab sirgelt, siis on vaja jahutada jälle. No jahutada on jah, see on üks suuremaid väljakutseid tänapäeva hoonetel, et nagu ma ütlesin, me saime nüüd merest saime soojust, nüüd kasutame seda merejahedust hoopis teistmoodi ära, et hakkame nüüd seda merest seda jahutust võtma, võtame selle jahedama vee
jahutame jahutustorustikku ja süsteeme ja anname siis selle hoones oleva sooja energia, anname siis nüüd uuesti merele tagasi, mille tõttu siis me saame siia sellise keskkonna, nagu me näeme, et siin on need klaasfassaadi on siin väga palju, et ütleme, passiivmaja hoonets välja ei anna, et see, aga arhitektuurselt, et oleks mõjuv ja hea hubane kasutada, siis jahutus on üks suurema koormusega elemente siin hoones üldse. See tähendab, et meil on väga palju vaja, et küll arhitektuurselt on siia kaasa aidatud, siin on olemas nagu suuremad saalid ja hallid asuvad siis põhja poole, mis tähendab, et siia päike nii palju ei ole. Aga kui näiteks tahad restorani tulla, kus on niisugust hubasust, vaadet, päikest näha, siis need on lõunapoolse küllaga, kus on siis näha päikest, aga mis eeldab kas rohkem jahutamist. Teoreetiliselt võiks näiteks Tallinna lahe põhja kõik katta torudega ja terve linna ära kütta. Kas see teoreetiliselt oleks võimalik? Kui keegi garanteerib, et need torud seal terved püsivad ja ma ei tea, kuidas sinna päris sügavale seda, kui hea seda paigaldada on ja need torud lähevad maru pikaks, et sealt üldse jõuaks vedelikku läbi pumbata. Kõik need küsimused keegi ära lahendab, siis teoreetiliselt oleks võimalik.